Rudolf internetist siis leiab sinu kohta infot, et sa oled kirjastaja, ettevõtja ja eksportija. Ehk siis täna me räägime Seigist, Seik. Tere, Rudolf. Mis siit nimekirjast veel puudu on? Kes sa oled? Mis siit puud on? Hea küsimus. Ma ei tea, sükene unistaja ja samas nagu ka unistust elluviija, et need kaks komponenti on, ma arvan, elu natuke defineerivad. Tegelikult ma mäletan, et kooli ajal Aivar Haller küsis, meil oli üks mentorlusprogramm, küsis, mis sa elus tahad saada. Siis me jõudsime järeldusele ma jõudsin siis järeldusele peale mitmeid kordi küsimist, et tahaks iga inimese elu maailmas natuke paremaks muuta. Ehk siis sükene väikene missioon on südame sees ja seda püüamegi teha nii Seiki kui ka igasuguste teiste projektidega, et me oleme siin vahepeal ka olime Ajujahis, võitsime Pageri sükse trüki-startupiga ja tegelikult kooli ajal ma arvan neid sükseid nagu startup'e või e-poode või mingeid sükseid IT-lahenduse projekte, üritusi, korralduse asju sai tehtud kümneid, kui mitte sadu erinevaid, et igasuguseid asju on testitud ja katsetatud. Nimekirjas siis puudu ka püsimatu. Teistpidi jälle ju püsiv, et kui mõelda sellele, et tegude kalender, mida me tegime siis 8. klassis pisikeste poistena Pärnus, see oli juba tänaseks mingisugune 12 aastat tagasi või niimoodi. Meil vist ongi see, peabki vaatama üle oktoobrikuus, siis me alustasime sellega, siis tegelikult päris kaua püsinud. Seda on tore kuulda ja tegelikult ju eestlased teavad Seiki minu arvates küll väga hästi, et enda tutvusringkonnas igas kodus on 1 või 2 toodet vähemalt olemas, eks ju. Me ise mõtleme kogu aeg, et saadame pakket, kuhu need kõik mahuvad, et kuskil nad peavad ikkagi olemas. Ja. Sa oled õpilasfirmas kasvatanud nii-öelda päris ettevõtte, mis on tegutsenud, eks ju, tänaseks siis 12 aastat, et kui palju Eestis veel neid inimesi on, tead sa? Mõned õpilasfirmad on küll jätkunud, seal enamasti on küll tiim ära vahetunud, et näiteks Valemi Vihik oli ka samamoodi õpilasfirma, mis nagu siiamaani toimetab, aga väga palju neid näiteid ei ole, jah. Et isegi need, kes nagu mingi 2-3 aastat jätkavad, toimetavad, siis nad kuidagi nagu enamus on ikkagi mingi aeg ära vajunud. Aga äkki siit lähekski korraks otse siis selle ekspordi teema juurde, kuna rahvas räägib, et sina oled õige mees, kelle käest küsida infot selle kohta, et kuidas tuli esimene müük välismaale? Mäletad sa seda? Kas see oli täitsa alguses või meenuta korra seda emotsiooni, et esimene müük tuli teil, eks ju, arvatavasti kooli laadal, kui te oma esimesed toote valmis tegite, aga esimene müük siis nii-öelda, kui te olite juba veebis, tuli see läbi Eesti poe, meenuta veidi seda. Ma arvan, et esimene müük välismaale on ikka eestlane, kes elab Soomes. Ma arvan, see on kõikidel e-poodidel ja siis tekib mõte, et nüüd ma lähen kõmutan Soomet, et kõik soomlased armastavad. Soomlased meid natuke armastavad, see on meil turuna olnud ja päris pikalt, aga me sinna esimesena ikkagi ei läinud. Siis me mingi hetk mõtlesime, et okei, me oleme nii kõvad vennad, et teeme siis 100 riiki korraga. Tõlkisime, tegime sükse mingi kampaania, Kickstarteri hoond ja mingid asjad, et anname tegude kalendri välja 100 keeles. Siis oli Eesti 100 ajal ka, mõtlesime süke tore idee. Paar tükki vist kuskile hollandi keeles vist müüsime. Jah, kokkuvõttes oli suht nutune see kogu protsess, et ega see välismaal keegi sind ei taha niikuinii, et palju rohkem tuleb tegelikult vaeva näha või nullist kõik uuesti ehitada selles mõttes. Aga ajaga see läheb järjest lihtsamaks, et iga järgmine turg on kergem. Esimene turg oligi siis Soome? Ei, selles mõttes päris nii-öelda, et kus me nagu teises keeles hakkasime välja andma, selleks oli Läti. Et Läti-Leedu on kindlasti, ma ei tea, ma arvan süksele, kui sa oled consumer kaup, kõige lihtsamad no-brainerid, kuhu minna, kui sa ei ole nii kõva mees, et sa hakata Amazoni kütma, sest inglis keeles on konkurents tihe ja soomlased on teistsugused. Lätlased, leedukad on tarbija harjumuselt täpselt nagu meie. Tarbivad samu asju, neil samad konkurendid, samad tooted valikus enam-vähem. Inimesi ka enam-vähem sama palju, ehk siis sükene konkurentsi olukord on üsna sarnane. Nad on võib-olla, Läti nõks võib-olla meist maas, ehk siis oled natukene eeskujulik, leedukad siin on natukene võib-olla teistsugusemad, kõmutavad teises suunas, et need on vahepeal siin ette lipanud, räägitakse, aga kus poolt vaadata. Et ja Lätiga alustasime, tõlkisime siis esimesed tooted, me hakkasime tegema sükest raamatut nagu 100 asja, mida iga naine korra elus tegema peaks, selle tõlkisime siis läti keelde ja hakkasime seda sinna müüma. Ja kuidas see täna on, et mitu toodet teil Eestis e-poes oli, see oli üle 300, ei? Ma arvan rohkem, ma peast ei tea, jah. Aga kuidas see 400-500, ma arvan. Turgude lõikes nii-öelda jaguneb, et kui sul on Eestis 500 toodet
ja ütleme, nendest on 300 tükki näiteks, mis on eestikeelsed nii-öelda või sloganiga või midagi sellist. Kuidas ta näiteks sul teistelt turgudel jaguneb, et noh, ärme kasvavaid turge praegu räägi, aga need, mis oled juba nii-öelda ära võtnud, et no Läti-Leedu tootevalik on üsna sama nagu Eestis, et mis on niisugused varasemad tooted või mitte edukad olnud, neid me ei ole tõlkinud, aga niisugused uuemad näiteks igasugused need mälestusraamatud, näiteks vanaema lugu või 100 asja, mida ema juures armastan ja nii edasi, et need kõik seeriad on tegelikult meil 10 keeles olemas, täpselt sama raamat. Aga räägime korraks käibest, et Eestis, Lätis, Leedus tegutsed ühe ettevõttelt. Terve Euroopa meil üks ettevõte olemas, meil rohkem ole ettevõtteid. Aga sa oled öelnud niisuguse lause, et ole kohalik igas riigis, nagu eestlane ei ostaks nii-öelda .lt või .si domeeni pealt e-poest kaupa, et siis osta kohalik domeen, tõlgi see leht ära, tee turundust ja ole nii-öelda kohalik, et äkki sa natukene valgustad seda mõtet, et mitu siis domeeni sul täna on ja kuidas see tehniliselt see haldus nii-öelda välja näeb, et .com tunduks ju väga lihtne, valid ülevalt uue keele ja pidu läheb edasi. Domeen on jõhkralt 20 tükki või rohkem. Ja see mõte on tegelikult selles, et see on sama, ma töötasin gümnaasiumi ajal ühes klaasiettevõttes ekspordi peal, et Saksamaale saun oksi müüa põhimõtteliselt siuke tore töö. Ja siis ma seal seda tööd tehes mõtlesin, et miks pannakse mind eestlasena tegema midagi Saksa turule, kuigi ma olen seal elanud aastakene, nagu keelt tean ja niimoodi ringi kõndin, aga mina ei tundnud ennast selles olukorras kindlane, et mina suudan nagu sakslasena rääkida ja sellepärast meie võtsime endale strateegiaks, et me ei võta kunagi tööle selle turu jaoks inimest või oma tiimi või appi, kes ei ole kohalik. Kui ta on isegi see nagu seal riigis elanud 10 aastat, ta ikka ei sobi meie jaoks, et ta peab olema. Ja kui ma olen vahepeal ikkagi nagu olnud, näed, see eestlane, ma ei tea, UK-s kaua elanud, et proovi seal, tee midagi. No siis tuleb midagi välja. Alati nagu see kohalik inimene on see nagu selgroog meie jaoks olnud, kes siis teeb seda kõik, et see tunduks nagu on see Läti või Leedu pood. Et ma arvan, et Lätis üks tavaline lätlane, kes võib-olla seegi toodet on kokku puutunud, ta arvab, et see on tore Läti ettevõte. Aga oleks domeen.com ja haldaks kõik ühe domeeni pealt, et valgustanud ka seda, et miks selline valik see tehtud, et oleks seal see täna peaksid teisiti tegema või teeksid samamoodi? Ma teeks täna samamoodi, kuigi vahepeal siin oli mingi SEO trend umbes, et sul peaksid olema nagu üks domeen, tõmbad hästi kokku ja siis oled tugevam või midagi kuskil räägiti. Aga ikkagi meie nagu äris, kuna meil on see kohalik toode, meil on raamattoode, me oleme, selles mõttes ta ei ole nagu lugemisraamat, aga siuke kinkiraamat, aga ta on ikkagi nagu raamatu kategooria toode, siis seal on hästi oluline, et sa oled selline omas keeles nagu oma ettevõte. Sul on kohe nagu lihtsam kõike teha. Kogu sotsiaalmeedia, meil neid Instagramme, TikTok on hästi palju kontosid ja sinna hästi palju postitatakse iga päev, et aga siis see, kes ongi seal Sloveenias, ta vaatab, et näed tore ettevõte või siis tal jääb mulje, et okei, see äkki ei ole Sloveenia ettevõte, aga võib-olla Horvaatiast, et kõrvalriigist või midagi. Aga see, kui sa nagu mõtled, et sa nagu tellid midagi e-poest, kus on nagu Sloveenias, see tundub nagu nii kaugel, see tarne ju ei jõuagi kunagi kohale ja nii edasi. Tegelikult, mis taga toimub, on see, et me Eestis siin samas pakime ja siis 2, 3, 4 päevaga sinna kaugemasse otsa jõuab see ilusti kohale ja tema näeb, et nagu see stiilis tuligi Sloveeniast see pakikene. Aga tehnilises mõttes, et sul ongi siis reaalselt eraldi CMS-id? Üks WordPress VPML ja väga palju keeli ja väga palju träni peal. Sadu plugineid ja igat müra. Klassika, eks ju. Aga räägime korras, mis su turud täna on, et hakkame siis põhja pealt tulema? Jah, Soome, Baltikum, eks ole, Eesti, Läti, Leedu, siis Tšehhi, Slovakkia, mis me alustasime paar aastat tagasi, eelmine suvi alustasime Horvaatia ja Sloveeniaga ja see aasta käivitame praegu Ungarit ja Rumeeniat ja siis lisaks on saksakeelne, siis on meil venekeelne ja ingliskeelne siuke suund. Rootsit katsetasime ka eelmine aasta, praegu ta on natuke pausil, ei tulnud nagu seda tractionit või ei leidnud päris seda õiget inimest, natukene keeruline see töökultuur on seal natuke kuidagi teistsugune. Ei saanud aru, peab siin küsima nõu teistelt tugevatelt eksportijatelt, kes seda Skandinaaviat hästi teavad, et kui keegi kuulab ja teab, mida nende rootslaste ja taanlaste või norrakatega peale hakata, siis see on teretulnud informatsioon. Aga riigid, mis sa valinud oled, et tundub nagu siuke eks-idablokk või? Jaa, selles mõttes me hakkasimegi vaatama, et see tegelikult case oli niimoodi, tegime Läti, Leedu ära, siis tegime Soomet ka ja nagu asi toimib, oled juba poodidesse saanud, sul on e-pood, tellimused käivad ja siis ükskord lihtsalt reisil, muidu üldse ei olnud käinud selles piirkonnas, ei teadnudki, mõttes kogu aeg läänes ja niimoodi reisid, et siis me tegime ükskord Tšehhi reisi nädalakene, vaatasime, see on nagu Leedu lihtsalt 10 korda suurem või 3 korda, 4 korda suurem.
et tundus nagu sarnane, et poed on samasugused, majad näevad samad välja, inimesed, neil raha on suht sama palju ja nii edasi. Et siis miks mitte, et teeme siis nagu, kordame seda Leedut, et eks see ikka on, et kui sa mingi mudeli enda jaoks saad nagu paika, et kuidas sul toimib, mis on see hinnaklass, mis tooteid sa pakud, et siis lihtsalt ju laiendad nii palju, kui sa saad selle nagu turu kätte, et praegu ongi see nagu strateegia olnud, et saaks selle regiooni kätte, siis on piisavalt tugevad suured, et see võiks nagu päris turgudele minna. Sest me oleme näiteks Saksamaad hästi palju katsetanud, jälle see sama enda nagu background ka, et Saksamaal käinud, mõtled, et ma müün sinna kõike. No päris palju kõrbend, et igasugust Amazoni oleme neid 10 000 matnud ja igast teemat teinud. Et siis praegu on see strateegia, et koguks selle kuskilt väiksemate turgude pealt siukse rasva kokku ja siis võib nagu sinna suurel turul jälle nagu, saab ka koputada sinna raamatupoe uksele, et muidu oled, et kuule, ma Eestis müün, meil on nagu 20 poodi raamatupoel on ju, sakslasel on 600 poodi, ta tegelikult ei koputagi, tegelikult on see vastus on ju, aga siis, kui ma saan öelda, et näed, kuule, terves selles regioonis meil kokku nii palju edasimüüjad, nii palju tooteid ja nii palju keeli, et teeks natuke Saksamaad ka, on ju, mul siuksed numbrid on taga. Et siis äkki saab juba jälle uuesti jutule. Aga räägime võib-olla sellest, kuidas see jaguneb siis, ma ei tea, kas või protsentide mõttes, et me käibenumbrid sul ju avalikult näeme, aga kas ta jaguneb võrdselt või on seal mingisugune skeem ka või? Sõltub hästi palju kuupäevast ja aastaajast, et kus, kellel, missugused hooajad, müügid, tähtpäevad, teemad on. Et jah, et ütleme, need varasemad turud on ikka suuremad ja need uued praegu veel üldse ei toida, vaatad, et iga kuu läheb, maksad oma larvad ära ja vaatad, et jälle vaesemaks jäänud. Et niimoodi ta on, aga ja näiteks Tšehhi ja Slovakkia on täitsa ilusti kasvanud peaaegu samasugused käibed kui Lätis, Leedus, mis on ju nagu vanemad turud, et lihtsalt seal on seda inimmassi nagu rohkem potentsiaalset klienti. Sa oled öelnud ka, et tegelikult ju põhjus, miks sa hakkasid eksportima ja välisturga vaatama, oligi see, et sa olid nii-öelda Eesti turu kätte saanud, sa ütlesid, et siin on raske, sa võid ju tooteid juurde tuua, eks ju, aga see summa, mida sa kätte saad, on nii-öelda see väga palju suurene, eks ju. Et kuidas sa tooksid näiteks, et ma ei tea, Läti turg on täna käes, et mis on need KPI-d, mida sa mõõdad seal siis, et ma arvan, Lätis meil ikka veel on päris palju potentsiaali, sest ta ei ole ju Eesti mahtu suuremaks teinud ja seal inimesi on natuke rohkem. Peaaegu 2 miljonit, meil siin natuke üle 1, eks ole. Ja peab siin arvestama seda keele osakaalu ka, et selles mõttes muidu Läti on hästi sarnane, tegelikult ju lätikeelset elanikkonda on üsna sarnast nagu eestikeelset elanikkonda. Ja peamine KPI, ma arvan, see, mis palju sa suudad nagu käivet turu kohta kasvatada, seda me hästi palju jälgime iga nädalaselt, mis eelmine aasta sama periood oli. See natuke näitab kätte. Samas jah, et sa tunned, et sa oled mingi toote ära teinud, sa ei saa kasvatada, siis hakkad eksporti tegema, siis sa saad uusi mõtteid, siis samas me oleme nagu Eestit suutnud ka tegelikult ikkagi iga aasta täitsa tublisti jätkuvalt kasvatada, et see annab ka nagu, praegu tekib nii palju neid võimalusi sellest, et sul on tiimis hästi palju erinevaid inimesi erinevatest riikidest ja sa näed väga palju, mis erinevad teised ettevõtted teevad valdkonnas, mida kliendid ootavad, hästi palju kliendid erinevates riikides küsivad midagi, annavad tagasisidet, et siis täna nagu me tunneme, et sellest, et võib-olla niisugune nagu vanakooli ettevõtted on laienevad, et nad teevad nagu uue üksuse, mis iseseisvalt oma riigis tegutseb kõikide operatsioonidega, eks ole, tal on omad töötajad, nüüd omavahel väga nagu ei ole integreeritud, siis meil on niisugune väga nagu integreeritud. Täna veel on see võimalik, pole nii suur tiim, siis me saame hästi kiirelt neid häid ideid nii-öelda skaleerida nende riikide üleselt, et siin just praegu näiteks see Halloweeni mäng on tulemas, mis on meie Slovakkia turu inimese selline kontseptsioon ja mõte, et siis nüüd teeme kohe kõigile kokku nagu iga riigi kohta teen suht väikse tiraaži, ehk siis kui sa teeksid nagu Eesti jooks nii vähe neid tooteid, siis sul see kogu asi tasuks ära, aga kuna me saame seda nagu 10 keele peale kokku teha, siis meil tegelikult juba tuleb niisugune enam-vähem normaalne tiraaž, et võib nagu katsetada niisugust toodet. Eks siis pipeline'is on kogu aeg nii-öelda uus idee olemas ja seal ei ole seda muret, et nüüd ei tea, kuhu me edasi läheme või mis me teeme. Veel on see mingisugune 100 ideed kindlasti soolas, kui nagu head nad on või mitte. Eks alati natuke peab vaatama ja siin katsetame ka nüüd natukene nagu uusi kategooriaid, kuhu laieneda, et see on see sama loogika, et Eestis võib-olla, ütleme näiteks märkmiku valdkonnas on nagu keeruline midagi väga juurde anda, et juba nagu tundub, et enam-vähem kõiksugused erineva harjumuse hobidega inimesed midagi meilt leiavad, et siis pigem vaatame siin natukene tulevad nagu vestluskaardid ja mängud ja niisugune nagu teema või siis kinke valdkonnas alati saab midagi uut katsetada, eelmine aasta hakkasime nagu küünlaid tegema,
ja igast muid mõtteid ja on jah. Aga räägime korraks veel sellest, et sul on kingiäri, oled sellega nõus? Ja kinkevaldkond, no oma tarbeks ostetakse ka, see on vist umbes 60-40 äkki või midagi sukast see suhe, ma arvan. Kui palju nende turgudel, kus sa täna tegutsed, kui palju pühad erinevad? Et kas sa pead mõnes riigis, et ma ei tea, Leedus on siuke püha, mida Eestis ei ole kuulnudki ja seal sa müüd väga hästi toodet X või kui palju sa neid asju jälgid ja vaatad? On ikka ja mingeid erisusi. Ei, suures plaanis ma arvan, on nagu sarnane. Huvitav näiteks isadepäev, mis meie jooks ikkagi on nagu tähtis asi. Meil ikkagi kingitakse, siis paljudes riikides üldse ei teata, et siuke päev eksisteerib, et emadepäeva kõik teavad, seal toimib igal pool ilusti, aga isad jäetakse paljudes riikides unarusse, mis on kurb, eks ole. Aga ja mingid on, üks, mida me veel siiamaani ei ole aru saanud, need on need kristlikud päris need asjad, et on ju see ristimise või see, kui sa oled 16 umbes, sul on niisugune tähtpäev, mida ma täpselt ei tea, kuidas seda nimetatakse. Nendes katoliiklikes riikides on kindlasti erisusi, aga seal me ei ole suutnud veel toodet nii-öelda välja mõelda. Et peame siin brainstormima, sest neid riike ju on, et Tšehhi ja Leedu ja Horvaatia ja nemad nagu küsivad, et neil on mingit oma teemat. Või siis näiteks Leedu tähistab mingit bossipäeva, nagu bosside päev, see nüüd vist oli või on või kuidagi niimoodi, sest nad on nagu alati teinud mingi kampaania ja müüvad mingit bossi kruusi täitsa tublisti. Et mis meie jooks vist, ma ei tea, kas keegi teab või on keegi bossi päeval midagi teinud, see on rahvusvaheline tegelikult, International Boss Day vist või midagi. Aga oled sa ise ka mõne püha välja mõelnud äkki või on see plaanis? Ise päris välja nagu ei ole mõelnud, aga ma arvan, et sellise nagu vanavanemate päeva tähistamist oleme kindlasti Eestis oma jagu nagu tõuke andnud, et seda septembris siis vahepeal ka vanaemale, vanaisale helistada ja neid üllatada, et muidu võib-olla emade-isade päeval jääb see unarusse ja seda me oleme proovinud siin teistes riikides ka teha, aga tuleb välja, et see meie septembrikuu ei olegi universaalne kuupäev, ehk siis mingites riikides nad ei teagi, millal see põhimõtteliselt on või siis, ma ei tea, erinevad allikad räägivad erinevat kuupäeva. Ehk siis seal me veel mõtleme, kuidas me nad seda tähistama paneme. Enne kui me turunduse juurde lähme, kas see fakt peab ikka veel paika, et Eestis kõige suurem müügiartikkel on siis Surströmingu sokid ikka veel? Ma arvan, et nüüd viimasel aastal kindlasti vanavanemate raamat on olnud väga edukas. Surströming on meil juba nõks vana toode Eesti jaoks, võib-olla paljud on juba sellega saanud. Teist ringi nagu raske teha, et meil on neid igasugust uusi sokke teistsuguste kirjadega. See on üks põnev projekt, Saksa projekt on, meil on 5,0 sokki, ehk seal on 5 sokki on siis sees, niisugune pooleliitrine. Tal natuke on seal Saksa kohalikku lugu, aga samas sobib ju meilegi, et mõni sokk ikka kaob ära, siis saab jälle uue paari kokku panna. Näiteks, aga Soomes on ta ikka olnud tubli ja siis Soomes on niisugune väike raamat, on 100 asja, mida sinu juures armastan. See on eesti keeles ka olemas, aga Soomes nemad ostavad seda miskipärast ja väga palju, sinna läheb neid tuhandeid ja vahepeal ostetakse 10 kaupa, nii et ma ei tea, kas seal Soomes on nagu 10 pruuti korraga või siis mingi muu case on ju, et ta muidu nagu meie meelest nagu armastajatele mõeldud, aga ma ei tea, võib-olla siis sõbrale kingitakse ka või täiteks, ma ei tea. Ei, no võib kasutada. Tõlkes läks kadumaratavasti. Jah, see on see meie äris see, et ma näen neid faile ja tekste, aga ma pean 100% usaldama. Tegelikult nad võivad siin mingit jama kirjutada, me trükime ära ja saadame välja, et pole õrna ju, mis seal kirjas on. Aga räägiks natuke turundusest ja äkki võtaks siis top 4, top 5 turunduskanalit. Alustame siis olulisuse osas, et Instagram, ma arvan, on number 1 kõige nagu tähtsam kanal täna. Ma arvan, et TikTok on ka niisugune täitsa tore koht meil olnud. Awarenessi jooks päris hea. Konkreetselt nüüd nagu salesi või conversionit natuke keeruline mõõta, see noorem sihtrühm on ka, kes seal nagu vaatab niisuguseid lõbusamaid videosid, on nagu keeruline ka aru saada, et kas ja kust nad tarbivad, nad jõuavad poodi pigem, vähemalt me oleme seda siin poodidega koos arutanud, et võib-olla sinna nad nagu jõuavad, siis mis meil veel toredat on, meile saadame ka vahepeal, Facebook on suht siuke duplikaat, nagu paid ads'ina, tegelikult Facebook töötab väga hästi, aga selles mõttes ta on ju ühest platvormist ostad, et otseselt ju ei määra. Ja SEO toimib ka täitsa toredasti, aga seal on jälle seesama, et paljude puhul ju sa vaatad, et nii palju traffic'ut ja märgid-särgid, aga see on ju see sotsiaalmeediast kuskil nägi, influencer jagas, keegi jagas nii edasi ja siis läks otsima seda konkreetset nime, et seal me nagu üritame
üritame seda nagu filtreerida, aru saada, et kumb siis nagu on see, et ma otsisin beebiraamatut kui kategooriat ja siis näed, nii tore ja Seiki oma tuleb välja, ostan sealt versus, et otsin seda näiteks õhtupäevik, mis on meie päeviku pealkiri, ehk siis sa pidid seda varem nägema, et sa nagu ise ei tulnud selle nime peale suure tõenäosusega. SEO osas panustate blogile ka? Blogi me ei ole viitsinud kunagi kirjutada sellepärast, et pole nagu või noh, selles mõttes meil siin turuinimesed vahepeal tulevad selle idee peale, et hakkas nagu blogi tegema ja siis ma ei ole kunagi seda tulemusi näinud, siis ma ütlen neile tavaliselt, et ärme ikkagi tee. Vahepeal on tuliseks läinud vaidlus ühega, meil see koostöö ei jätkunudki. Ma ei tea, võib-olla teistel toimub jälle hästi, ma ei tea. Ma vaatasin, et Eestis päris palju TikToki sisu oled nii-öelda see staar, kui nii võib öelda, et kui oluliseks sa pead seda, et founder on kaasatud enda näo ja tegudega siis sotsiaalmeedia sisu loomesse? Ma arvan, et founder ikka peaks olema alati kaasatud nii palju kui võimalik, et kellel on turundajad ja founder väga ei taha, siis suruge peale midagi. Et ikkagi enda ettevõtte, aga jällegi teistpidi vaadates, kui Lätis minu nägu ei ole, aga nad ka ju nagu teevad TikToki samamoodi ja teevad väga lahedat sisu ja saavad sarnaseid või suuremaid vaatamisi vahepeal, et siis jälle vaatad, et et ei peagi mina ju tegelikult olema. Me oleme siin Eestis vahepeal ka kaasanud teisi, et kes on siin ise teinud, et tegelikult ju sarnane tulemus, et otseselt seda, et iga ettevõtja nüüd peab tänavale minema ja hakkama mingit küsimus küsima asju, et seda mitte, aga ikka enda lugu tuleb rääkida. Mis sisu te üldse toodate, et inimene, kes kohe teeb lahti praegu teie TikToki või Instagrami, et mis sisu seal vastu vaatab talle, et on sul mingi strateegia ka, et või katsetate täiesti huupi erinevaid teemasid, mis praegu aktuaalselt parasjagu on mingi siuke läbiv mõte ka sul, et nagu näiteks turgude valiku osas oli enne? Ja sotsiaalmeedias me natukene selles mõttes ikka ka katsetame, loomulikult alati peabki uusi asju tegema, ma arvan, me olime ka ühed esimesed Eestis, kes TikToki kontot tegid ja katsetasime ja siis mitu aastat ta seisis ja siis nüüd katsetasime nii-öelda uuesti. Sama nagu mingi, kui see piiriili trend tuli, et tegime endale piiriili ja katsesime, et kas me saame sealt midagi nagu tekitada. Et see nagu alati üks pool, et sa pead kogu aeg midagi uut tegema, et see strateegia on pidevalt nagu muutuses. Aga sotsiaalmeedias, mis me teeme, üks huvitav mis just nagu seda awareness, et inimesed nagu näevad, on see tänaval inimestega igasuguste väljakutsete tegemine ja siis väikse meene vastuandmine. Siis loomulikult on nagu see, et sa pead seda toodet seletama erineval viisil, et kui sul on see klient järgmises sammus, et ta juba nagu teab sind või on näinud, et natuke sa võid ju fun'i ka jagada, aga see fun on ikkagi fun, et selleks conversioniks sa pead juba täpsemalt rääkima, et siis kas siis erinevalt viisil, kuidas nagu video, hästi palju video on tänapäeval, et siuke foto ei tööta lihtsalt, siis kuidas seda nagu lugu näidata, kuidas ma seda toodet kasutan või miks kasu ma sellest tootest saan või kuidas mul selline tore seik siis päevas tekib, et selliselt teeme ja siis igasuguseid väljakutseid või siukseid giveaway'sid ja teemasid katsetame ka. Kuidas influencerid teie jaoks töötavad? Influencerid on hästi üldiselt töötanud, sõltub influencerist alati, ja sõltub mis kontseptsiooniga sa ise lähened ja kuidas nagu nende siuke tunne on ja nii edasi, et üldiselt teeme küll päris palju. Mis numbrid mul peavad olema Instagramis, et olla Seiki influencer, et ma saaksin tulla jutule? Alla 1000 kontosid me väga ei jutusta, aga kõik sellest üle juba võime jutustada ja mõelda, mis me saame koos teha, et selles mõttes tegelikult need mikroinfluencerid tihtipeale töötavad väga hästi, just eriti nagu mulle meenuvad need koolikampaaniatel, kus sa leiad mõne noore, kes teeb ülilahedalt nagu tahab teha ja tal ongi väike account, täitsa nii-öelda uus tulija ja siis ta jagab ja siis sa näed kohe sooduskoodi pealt tulevad ostud sisse versus ostad nii-öelda selle raha eest siis kõige kõvemad noori influencerid ja siis vaatad, et oih, nad müük ei tundki seekord. Otseseid nii-öelda, et saad näha ära trackida, et kunagi ei tea. Ma just tahtsin ka küsida, et kas oled ka seda sama asja tähele pannud, et mõnikord võtad selle kõik see pingema ja kallima ja võimsama ja sealt midagi ei tule ja siis võtad mõne, kes tundub, et mis seal ikka, me anname talle siis selle võimaluse ja siis näed hoopis risti vastupidist tulemust, eks ju. Ja seda tuleb ette ja teine on ikkagi see toote ja inimese ja tema sihtrühma match peab olema, et selles mõttes niisama jagada samat toodet kõigile laiali, sellel ei ole nagu pointi või kõigiga nagu teha, et ta näeb, postitage kõik, on ju. Et kui see
seesama see lugu, inimese lugu, noh näiteks kui meil on see emaloo raamat, et kellel ongi selline ema ja tütre hea suhe, on nad siis täiskasvanud või on nagu lapsega ehk siis ema konto ja kui tema seda oma looks teeb, jagabki enda lugu, et tal on need täitsid koos seda raamatut või võtsid mingid väljakutsed ette näiteks sealt Kraape raamatust ja nad nagu päriselt teevadki seda koos ja see tundubki nagu loomulik ja see läheb nende kokku, et siis sealt tulevad kindlasti tulemused, aga kui tehakse seda, et näed, ma läksin Omniva pakiautomaadi juurde või mõni teine ettevõte, eks ole, võtsin selle karbi ja tegin lahti ja siis seal kuskil autos pildi ära postitan, see täiesti mõttetu. Et sellised me laseme ette saata nüüd sellepärast seesama, et paljud postitasid sihukest pilti lihtsalt meile, et saadki ette ja kui see pilt tuleb, siis me ütleme, et proovige ühe korra veel. Millised need koostöövormid siis on, et ühed on see, et saadad toote, eks ju, keegi tahab, me saadame sulle, näita, mis sa oskad, siis on need, kus annad seda sooduskoodi, kas teil komisjoni annate ka või valgusta või veidi seda poolt? Ja selles mõttes erinevalt jah, et kas on nagu toote vastu või toode pluss kupon ka, et siis saame näha, kuidas see performib. Mõnel juhul teeme sellist nii-öelda kickbacki formaati, et siis saad komisjonit tagasi või siis mingid suuremad koostööd on ka see, kus me nii-öelda kokku lepime, mis see tasu on. Aga päris palju tegelikult saab teha selliseid toote vastu koostööid, sest meie tooted üldiselt nendele inimestega, kellega me koos teeme, hullult meeldivad ka, et see annab nagu sihukese boonuse, et mul just tulevad meelde mingid case'id umbes Slovakkiast, kus meil on mingisugused 500,000 või miljoni followeriga kontod, kes teevad täiesti niisama, et või nii-öelda, et me saadame natuke tooteid, neil lihtsalt meeldib see nii väga, mis me teeme, läheb nii hästi kokku nendega ja nad teevad selle postituse ära ja siis sa näed ka kohe see Slovakkia müük on seal nagu kordajaga suurem väike mingi periood, et tegelikult on nagu võimalik igasuguseid, et siis kui et selles mõttes, et kui see tipp, et kui sulle saadetakse see hinnakirja, et siis et influenceri maas või üldse turunduses ei ole ju nagu hinnakirja tegelikult olemas, et see on niisugune läbirääkimiste teema, et kuidas kes kellele, kuidas kasulik saab olla. Sa mainisid emaili ka, et kas emailide osas on siis teil kampaaniapõhine või teil on erinevad flow'd ka peale ehitatud seal, cart drop-off flow näiteks või midagi muud? Põhiline täna on jah kampaaniate põhine, natukene mingid meilid käivad ka, aga ta natukene on niisugune meil väljakutse olnud jah, et meil oleme oma niisuguse mooduliga teeme, me ei kasuta neid fancy'sid kalleid platvorme täna, saadame nagu AWS-i kaudu, lähevad need meilid välja, et maksame AWS-ile natukene. Aga siis sellega on hästi palju seda väljakutset, et kui sa seda in-house'ist nii-öelda ise vaatad, et sul see asi kõik töötab, siis tihti juhtub igast asju, et siuke meiliga natuke on väljakutse, jah. Kui turunduskanalitest veel rääkida, siis TikTokis, eks ju, olete tugevalt, aga kas Piiriilist rääkisid, aga midagi veel, ma ei tea, Redditist lähed, kirjutad ise postitusi 10 account'i alt, Pinteresti näiteks, Spotify reklaam, et olete veel midagi katsetanud või on plaanis katsetada midagi veel uuemat, mitte niisugust, mis kõik teavad või tunnevad? Üldiselt vist soovitatakse, et see peab olema fookus, et see liiga laiaks nagu ei aja seda kõike, et siis sul ei tule sealt tulemusi, et ja ikka mingid LinkedInis me vahepeal postitasime täitsa aktiivselt, mõtlesime, et okei, sihukest ärikliendi meene suunda või sellist ka produktiivsuspäevikud ja kontori inimesele sobivad tooted võiks toimida. Liiga suuri tulemusi ei ole sealt näinud. Pinteresti kunagi ammu, kui see juba tuli, siis me ka tegime. Siis ta vahepeal käis, et ta ise midagi postitas lihtsalt sama, mis kuskilt mujalt sotsiaalmeediast tuli. Meie jaoks nagu Eestis või niisugustest meie keelega turgudest on liiga pisike, ma arvan. Ja jah, neid teisi. Jah, et ma arvan, et ta peab ikkagi piisavalt suureks või kuidagi saama, et see päriselt see tasuks ära või siis meie peame piisavalt suureks saama, et see ära tasuks, et jah, rohkem väga nagu ei ole. Räägime natuke tiimist, et kui suur su tiim täna on, mida teete maja seest ja mida ostate väljast? Meie täna teeme tegelikult suht palju ise kõike, et meil niisugust otseselt väga turunduses abi ei ole. Siin korra selle Google Adsi ja natukene teemade jooks me siin ühte agentuuri natukene kasutame ja katsetame, aga muidu ise toimetame ja, et meil on Eestis oleme umbes 5-6 inimest ja siis on iga turu peal on kohalik inimene, kes oma seda teemat ajab ja meiega seda koos teeb, et selline tiim on. Ja fulfillmenti osas, kauba saatmise osas sain aru, et siis kõik läheb täna Eestist?
ja me fulfillime ise ja ise Eestist saadame ja line haul'id ja pakid lähevad ja iga päev ja igale poole ja hästi kiirelt. Aga miks selline valik, et odavam ei oleks kuskil siis Lätis oma, no Läti võib-olla on liiga lähedal, aga kaugemad turud seal, et koha pealt võtta mingisugune teenusepakkuja või see toote marginaal on nii väike, et siis ei tasu ennast ära või? No hetkel natuke kaalume, et seesama, et näiteks Horvaatia kliendi jaoks see tarne võtab sutsu kaua aega, loodame seda kahtepidi, et äkki saame selle lainuulit kiiremaks või siis vastupidi siis ikkagi mingisuguse Kesk-Euroopa lao juurde tekitada. Meil on natuke siukseid teenuseid, mis meil on juurde ehitatud, mis vajavad meie hoolt ja armastust. Näiteks saad kaane peale foiliga oma logo või nime kirjutada või siis on postkaardid või kinkepakendid, mida siis me vahepeal kasutasime ühte fulfillment teenust Eestis lisaks, et enne siis, kui me ise seda väga suurelt või nii-öelda igapäevaselt tegema hakkasime, siis seal tekkis tihti probleeme nende piikuaegadega, et meil on natukene suurem see vahe jõulunädala ja siis kõikide muude või siis nagu väga aeglaste suvenädalate puhul, et see kordaja on lihtsalt nii suur, et nendel nädalat nad ei saanud mitte millegagi hakkama, siis me võtsime lihtsalt omale tagasi, siis tegime ikkagi ise ööpäev läbi 3 vahetuses iga päev, kuniks kõik pakid on kohale viidud. Et sellepärast ta on täna meil majas ja siis ta ikkagi nagu natukene, kui sa hakkad unit economicsit vaatama, siis ta ega ta nüüd nagu nii suur sääst ei tule, kui sa sinna natuke lähemale lähed, sest et kui sul juba nagu neid pakke on piisavalt, et sa iga päev saad saata mingi suurema kasti, kus on palju pakke sees, siis see nagu tarnekulu linehaul'ile ei tule nii suur, last mile carrier teeb niikuinii oma asja sarnaselt ja täna sa saad ju niimoodi saata, et meie juurest korjavad kell 5 peale, hommikul kell 9 asi on Poolas Varssavis ja järgmine päev on ta seal Tšehhi, Slovakkia ja Ungari ja nendes riikides käes, ehk siis 2 päeva tarne, mis on juba põhimõtteliselt sama nagu 1 päev tarne, see ei ole nagu nii suur vahe. Et siis see nagu tarnehinna sellest ka ei saa, et siis kui sul nagu ühele töötajale rohkem tööd anda, siis juba tal see efektiivsus läheb kiiremaks, et. Jah, et see on kõik, mis sa räägid, on endale ka hästi, hästi tuttav teema ja tegelikult, eks ju, nii-öelda sa rääkisid, et väga palju on seda kingituse äri ja see kingitused, tähtpäevad on see sama ärimudel seal, eks ju, et täiega mõistan siin, miks sa selle tee nii-öelda valinud oled, eks ju, omale. Ja siis on jälle mingi, sul ladu ütleb, et tema cut-off time on kell 12, aga need kliendid, kes tellivad 12-5, kus on ka tööaeg on ju ja kullerid, sa saad tegelikult ikkagi kella 5 küsida, et kuule, tule hiljem, siis need ei saa ja siis sa oled jällegi seesama, et tegelikult 2 päeva ja siis ma saadan siit 2 päevaga, nii et siis jälle vaatad, et ma ei saa ju sellest kasu, kui ma Slovakkiasse panen lao tegema. Aga räägime korraks makselahendustest. Sa ütlesid, et täna teil on Eesti ettevõte. Lätlane leedukas, eks ju, on nõus siis OÜ-le tegema selle makse. Kuidas seal allpool on nendega, et on tekkinud probleeme ka, et usalduse mured või midagi sellist? Ja vahepeal ikka jah, näiteks seda arvega maksmist, seda valiku võtsime välja lihtsalt kõigelt mujalt, sest kogu aeg vaatad, et nad klikivad selle peale, lähevad, siis näevad, et Eesti LHV Pank AS on ju, et mis asi on. Et seda me lihtsalt ei paku. Vahepeal kasutasime seda toredat Kevini lahendust Leedus, mis siis teatavatel põhjustel hoogselt kinni pani. See oli hästi tore, seal olid need kõiksugused Tšehhi, Slovakkia, mingid siuksed pangad ka olemas. Siis praegu natuke mängimegi ümber, aga ütleme, kui sul on krediitkaardimakse, sul on see Google Pay, Apple Pay, mis väga palju kasvab tänapäeval, PayPal asjad, siis seal otseselt ju ei näe, et tegemist on Seik OÜ-ga, et sa näed seal, et on seik.eu või lihtsalt Seik või midagi sellist, siis sa tegelikult kogu flows otseselt ei puutu kokku sellega, et Estonia on kirjas, et niimoodi ta toimib. Makselahendustega on alati siuke peavalu ja põnev. Et igal turul sa pead nagu oma kohaliku. Näiteks kui me seda Rootsit eelmine aasta hakkasime tegema, seal pole võimalik midagi müüa, kui sul Klarnat ei ole. Aga said Klarna? No saime siis, skeemisime Klarna omale, et kuskilt Stripe'i kaudu vist ta meile tekkis ja siis pidi mingi lisamooduli ostma, sest tavaline Stripe'i plugin Klarnat ei paku ja siis seda pidi seadistama ja möllama ja siis lihtsalt oligi ja siis panid selle sisse ja sul kohe nagu see conversion rate oli parem ja müük oli kohe nagu paar korda suurem. Aga mis ma tahtsin makselahenduste kohta veel küsida, et järelmaksud mitmes osas maksmine on teema, sinu äris ei? No tegelikult ta teema ei ole. Meil midagi sees on siin Baltikumi jaoks, sest survestati sealt poolt nii palju, et ma paneme, see on võib-olla, ma ei tea, 2 tellimust 6 midagi sukust. Et ta tegelikult ei ole ja meil ikkagi see ostusumma on suhteliselt väike ja tegelikult üldse ei tahakski seda nagu pakkudagi, sest et
et teades inimesi, kes on üle laenanud ja siis maksavad igavesti omale rahasid kuskile, siis ei tundu üldse nii tore äri. Aga hakkame vaikselt kokku võtma, et kui sa vaatad tagasi seda aega, siis mis sa näed, et e-kaubanduses sinu kõige suurem õnnestumine on olnud? Meil, ma arvan, üks tähtsamaid õnnestumisi oli see, et enne kui see nii-öelda koroona ja värk tuli, mis boostis hästi palju e-kaubandust, et me olime juba e-kaubandust nii palju teinud, ehk siis meile see, kui nüüd poed, eks ole, kinni pandi kõik see ja nüüd on juba ju nii palju sellest mööda läinud nii edasi, aga et mis me ikka sellest heietame, aga meile see andis hästi suure tõuke sellepärast, et meie olime digiturunduses ja veebis ja kõiges juba nii vanad kalad on ju ja siis saad aprillis detsembri käivet, mõtled, tuleb huvitav aasta. Et sealt me saime hästi palju kasvada ja siuke, meil võib-olla üks on see veel, et meil on siuke nagu in-house mina ja minu vend siis, kellega me seda IT poolt ise ja nagu jagame, et tegelikult me seda kõike ise oleme sinna taha keevitanud ja ilusaks teinud ja nii edasi, et siis ei ole see, et sa pead kellegi seda arendusteenust sisse ostma ja siis keegi ütleb sulle kogu aeg, et oi, see on nii keeruline ja võimatu või siis, et nii kallis ja nii edasi ja siis sa jahud ja mõtled seda nii kaua, et selle asemel, et võtad tunnike 2, leiad selle õige plugina, teed sinna natukene PHP-s või kuskil modification eid ja sul asi on laivis ja saad juba vaadata, kas sellest on mingi kasu või mitte. Aga kõige suurem fail? Ma arvan, üks suuremaid oli see Amazoni fail, see oli tükk aega enne koroonat juba, siis saatsime sinna, tegime siis jälle, ma arvan, see oli kalender äkki, sama tegude kalender, tegime mingi saksa keeles, inglise keeles äkki, märkmikud äkki olid nad, märkmiku formaadis. Saatsime sinna mingisugune 20 000 euro eest, siis trükkisime, saatsime, et kõik ostavad nüüd niimoodi ostavad ja siis vist kokku osteti äkki 30 tükki või midagi ja siis mingi hetk, ma ei tea, kas meil konto häkiti või midagi juhtus. Igatahes see kogu inventori, inimesed said selle 0 euroga nagu kuidagi ära tellida või midagi, siis kõik olid kadunud, on ju, siis Amazon tahab meilt saada mitukümmend tuhat, meie oleme mitukümmend tuhat kaupa kadunud. No siia me ei ole nagu Amazoniga nüüd uuesti kuidagi. See pole kuhugi jõudnud, et mõlemal on nõuded üleval ja aga proovid uuesti? Nüüd see aasta ikka mõtlesime, et peab ikkagi proovima, sest me nagu Etsis natuke nagu teeme mingeid väikseid nagu tellimus iga päev paar tükki tuleb, ehk siis nagu on natukene, aga ei ole ka, et siis äkki peaks ikkagi nagu teisele ringile minema. Aga natuke valutavad näpud, et see on pole nii julgelt. Et usun jah, et kauma nad nulliga ära ja siis tao veel see kõik kinni ka. Täpselt jah, iga tellimuse eest 3 eurtsi või palju see iganes oli on. Aga mis ise näed, mis see tulevik toob siis sinu ärile, kui me räägime seigist ja e-kaubandusest? Amazoni lähed, Etsid kasvatad, USA's TikTok shop. USA-d täna ei tee, natuke jääb kaugeks meie jaoks üldse ingliskeelne nagu keeruline, et ma arvan, et me praegu tahaksime igasuguseid erinevaid uusi keeli veel juurde saada, need turud, mis meil on käima saada korralikult. Poola turg on, tundub siuke põnev väljakutse või siis tegelikult Belgia ja Holland on hästi huvitavad, tunduvad ka, et nad on nagu riigid, aga kõik unustavad nad ära. Tegelikult inimesi juba palju. Ja siis saaks päris palju kasvada ja ma ütlen, et e-kaubanduse siuke nagu trend on see on see kahe otsaga mõõk, eks ole, et see globaliseerumine on nagu praegu hästi metsik, et kui sa mõtled neid demusid, Chaine, hiinlasi, kes suudavad sulle seda eesti keeles kogu sisu, videosisu kõike genereerida automaatselt, siis nad võtavad sult metsikult ühelt pidi turuosa ära, aga teistpidi sa saad ise täpselt sama teha, et sa võid minna kuhu iganes, müüa kuhu iganes, et kahtepidi täna logistika on väga palju kiiremaks ja odavamaks läinud, et sa saadki 3 euroga saata paki 2 päevaga, eks ole, Tšehhi-Slovakkia kliendile, ehk siis sa nagu saad seda teha, vanasti oli see mingi 12-15 eurot ja nädalane tarne, siis keegi ei osta, sul lihtsalt see ärimudel ei toiminud, siis ja mina julgustan kõiki nagu seda kasutama seda võimalust nii kaua kuniks vastupidi, siis see teine see, et ütleme Eesti kaupmehe jaoks, et kuna Poolast saab järgmise päeva tarnet Eestisse pakkuda, sina võid sinna pakkuda, aga nemad võivad ka siia pakkuda, siis kui sa oled nagu selles nišis, et ma müün seda Poola kaupa edasi suurema marginaali ja aeglase tarnega, siis sorry, aga pikka pidu ei ole enam. Sa mainisid Sheine'i ja AliExpressi ja Temut ja kõike seda, et kas võiks siis öelda sinu loogikaga, et seesama, et mida väiksema turu sa võtad või nii-öelda spetsiifilisema turu
ja mida sa selle turupõhisema toote teed, et see on nii-öelda ka veidikene see sinu eduvõti, eks ju, et ütleme siis hiinlane võib-olla teeb inglisekeelse asja, eks ju, kus on märkmik, kus peal ongi, sisu on inglise keeles, peal on üks inglisekeelne tekst, eks ju, aga sina võtad selle järgmise sammu ja sa teedki siis tšehhikeelse ja tšehhikeelsed tsitaadid sisse ja see on nii-öelda sinu trump. Ja üks oluline aspekt meie jaoks on see, et meie toode on kohalikus keeles selles riigis olemas, et see on see üks väärtus, et kui mõelda neid teisi ettevõtteid, kes sarnases kategoorias Euroopas tegutsevad, siis Saksamaalt, Itaaliast, Hispaaniast on sellised päris tugevad brändid, siis nendel on kõik see kraam lihtsalt inglise keeles või siis nagu nii-öelda selles oma peakeeles, et siis meie proovime seda lisa anda, et saad omas keeles. Mis oleks su soovitus nendele, kes ei ole e-kaubandusega alustanud, aga hirmsasti tahavad, et on mingi siuke mõte, mis sa võiksid neile kaasa anda? Ma arvan, et see mõte on see, et tee see siuke nagu võta hackathon, et võta õhtu, võta paar tüüpi, pange see WordPress püsti, võtke mingisugune tore teema, mis näeb ilus välja, vahetage logo, nimed, tekstid ära, tehke eesti keelde, pange mingisugune makseasi ka külge. Väga palju on raha ei taha selle eest. Ja pane Facebook käed, siis vaata, kas müüb see mõte, mis sul on ja sul ei pea seda toodet üldse olema, et müü seda hunnikuga ette, sa võid kuskile kirjutada, et see tuleb nädala pärast või siis sa üldse ei kirjuta ja pärast kirjutad neile, et kuule, sorry, sai otsa ja nädala pärast tuleb. Et selles mõttes, et seda nagu, alati me peame unistama, et 1000 tellimust sulle kohe tulevad, aga reaalsus on see, et võib-olla siis oled sa nagu pannud sinna paarsada eurot ads ja siis sul on 1 tellimus või on 0 tellimust või siis on ikkagi nagu 10 või 20, ehk siis okei, seal on traction, siis pane edasi. Ja kui üldse ei ole, siis proovi midagi muud. Rudolf, aitäh, et sa tulid täna, oma teest rääkisid ja soovin, et sinu unistus, et iga inimese elu saaksid natuke paremaks teha, et see ka siis õnnestuks, olgu see läbi siis Seigi või mõne teise su ettevõtte. Aitäh! Ja, aitäh ja kõigile tublidele eksportijatele jõudu jaksu, et pange julgelt edasi. Aitäh! Hea saatekuulaja, aitäh, et kuulasid e-kaubanduse FM-i. Anna meile tagasisidet ja ettepanekuid, mida muuta, keda saatesse kutsuda ning jälgi meid ka Instagramis. Aitäh sulle!